Eile algas suvi, mis sel aastal tähendab teie jaoks kindlasti midagi muud kui kõik eelmised suved. Varsti astute välja Valgamaa kutseõppekeskuse uksest, käes kooli lõpetamist tõendavad dokumendid. Tee siit edasi on kindlasti natuke hirmutav. Mõtled sellest, et võib-olla ei näe niipea oma kursusekaaslasi ja õpetajaid. Kuid teadke, et kõik ei saagi ega pea olema lihtne. Ilmar Saar on öelnud, ainus tee, mis viib edu suunas, on alatasa remondis. Teil on teed nüüd avatud, kuid suuna, kuhu liikuma hakkate, peate ise valima. Ja nüüd kohe peab teie jaoks korraldatud aktusel lõpukõne Valgamaa kutseõppekeskuse direktor Laur Speek. Kallid lõpetajad. Lugupeetud õpetajad, austatud vanemad, külalised, sõbrad, tuttavad, ettevõtjad, koostööpartnerid. Täna anname kätte järjekordse lennulõpudokumendid. See on nüüd 3. aktus siin majas. Nagu te näete, me ikka veel harjutame, aga inimene õpib kogu elu aru saab. Täna siis lõpetavad siin põhihariduse baasil Pistleri erialal 12 õppijat, nendest 3 riikliku kutsetunnistusega. Logistika klienditeenindaja erialal 14 õppijat, neist 3 riikliku kutsetunnistusega. Autopleksepa erialal 6 õppijat, rätsepatöö erialal 7 õppijat. Kutseõppe põhihariduse baasil on saanud meil tänasega 3 Pistleri eriala lõpetajat, 2 suurköögikoka lõpetajat ja 2 abikoka eriala lõpetajat. Põhi- ja keskhariduse baasil ning haridusnõudeta õppes lõpetab hooldustöötaja erialal 16 õppijat. Biokorralduse erialal 15, palkmaja ehitaja erialal 10. Kokku lõpetab täna siin 94 õppijat. Kui me veel talvised juurde lisame, saame kokku selle õppeaasta lõpetanuteks 152. Lisaks sellele Sirguliina keskkoolis täna kella 5 8 kutseõppe müüja eriala omandatud. Kokku sooritas 60 kutseeksami tegijast eksami 51. See teeb kevadisest eksami sooritajate protsendiks 85. Kui me paneme ka talvised juurde, siis on kogu protsent 72. No, riiklik eesmärk oleks 70, nii et me oleme selle peaaegu täitnud. Kuigi nüüd me peame hakkama ette panema. See on lihtsalt põhjusel, et kui varem kõik eksami tasud maksis meile kinni riik, siis sel aastal peame seda tegema oma kooli eelarvest või peab eksami sooritaja ise selle kinni maksma. Aga me maksame ära seda. Nüüd, kus meil on koolihoone valmis, õppelaborid peaaegu komplekteeritud, saame hakata tegelema ka kutsehariduse ajaloo uurimisega Valgamaal. Ja me oleme siin juba veidi uurinud ja koos koolinõukogu otsustasime, et kutsehariduse andmise alguseks me loeme aastat 1906, mil loodi Valgas poeglaste erakaubanduskool, kusjuures direktoriks oli Läti rahvusest mees.
kui rääkida veel hinnangust, õppijate ja õpetajate hinnangust kutseharidusele, siis just avaldati Praxise uuring aastatel 2008 kuni 2010 lõpetanute kohta ja nende arvamuste kohta. Selgus, et enamus, 82% oli õpingutega rahul. Hinnati kõige rohkem sotsiaalset keskkonda, koolikaaslasi ja õpetajaid. Miinuseks toodi õpingute liigne lihtsus, sest siiamaale levib arvamus. Meil saab lihtsalt läbi. Ma tulin selleks siia, et saada lihtsalt keskharidus kätte. Aga ei saa. Et meie uurime ka õppijate rahulolu. Just lõppenud küsimusele vastas üle 200 õppija ja sügiseks me saame ilmselt selle tulemuse teada ja saame teha vastavad järeldused, et minna edasi nii, nagu meil oleks kõige õigem seda teha. Nüüd teile lõpetajad. Tahaks loota, et teil ei ole raskusi töö leidmisega. Kui te praktika ajal olete ennast kõige paremast küljest näitanud. Tööandjad on öelnud, et parim töötaja on see, kes on täpne, kohusetundlik, õpihimuline ja ei vii tööd koju kaasa. Loodan, et õpetajad on suutnud teil neid omadusi kujundada. Talvise lõpetamise ajal ilmus ajakirjanduses arvamus, et meie lõpetajad registreerisid kohe ennast töötuks ja neil tööd ei ole. Ma tegelikult kaitseksin oma lõpetajaid ja ka teid, kes te praegu siin olete. Sest kui seadus lubab, miks siis mitte peale kooli lõppu natuke puhata tasu eest, parimat töökohta otsida ja valmistada ennast edasi õppimiseks. Teie õppeajad lõpetatud on olnud väga erinevad, alates 1 aastast kuni 3. Kas te nüüd olite tublid või ei olnud, see selgub mõne aja pärast, kui te ise oma õpingutel hinnang annate. Eelmise kevade aktuse kõnes seadsin kogu koolile eesmärgiks minna uude koolihoonesse sügisel 2011 uue kvaliteediga. Nüüd on see aasta möödas. Kas eesmärk on saavutatud? Õppetööst on osavõtt paranenud, ka õppetoetus on paranenud. Õppetoetuse jagamisel on meil palju raskem. Kõik ei saa ja tuleb juba karmilt pingerida arvestada. Õppimine on tegelikult kõige raskem töö. Suuri edusamme 1 aastaga hariduses teha ei saa. Kuid siiski on, mille üle me võime uhked olla. Kutseeksami sooritamise üle, nagu ma juba ütlesin. Sellel aastal korraldasime 2 vabariiklikud kutsevõistlused. Osalesime 8 kutsevõistlusel. Nendelt toodi ära 2 esikohta, 1 3. koht. Nii hästi ei ole meil kunagi varem läinud. Teadmiseks kohalolijatele, mida tähendab kutsehariduses kutsevõistlus. See on umbes sama nagu olümpiaad üldhariduskoolides. Ja ma tahaks teada, kas meil maakonnas on sel aastal gümnaasiumi, kust oleks ära toodud vabariiklik esikoht. Veel, ma arvan, et saavutustest. Veokorralduse eriala
õppijad korraldasid ühistranspordi uuringu. Esimene maakonnale, linnale ja ka transpordiettevõtetele vajalik uuring. Ma tänan kõiki uuringus osalenud ja arvan, et edaspidi on vaja moodustada kooli juurde uurimiskeskus, et ka teistel eriadel saaks oma teadmisi ja praktilises elus rakendada ja sellega olla oma kodupaigale kasulik. Veel toimus esimene välislektoriga loeng. Peterburi transpordiülikooli professor pidas loengu logistikast. Uuel õppeaastal tahame seda rakendada ka teistele erialadele. See kõigele lisaks, uutele teadmistele lisaks, võimaldab teil ka arendada oma keeleoskus ja kuulamisoskus. Edasi rahvusvahelistumisest. Lepinguprojekt Eesti ja Läti haridusministeeriumide vahel saab allkirjastatud peale paranduste tegemist tõenäoliselt augusti alguses ja sügisest alustame ehituspuussepa erialal põhihariduse baasil lätikeelset õpet ja peokorraldajad keskhariduse baasil inglise keeles. Viimast võivad kõik õppida ka väljaspool Euroopa Liitu, see on, ütleme, Venemaa. Esmaspäeva hommikul tulevad siis meile esimesed Läti õpilased dokumente tooma. On hakatud rääkima, et me võiks anda mõne erialal ka kõrgharidust, õigemini rakenduskõrgharidust. Mina võtaks asja rahulikult, meil tuleb kõigepealt tugev fundament luua. Ma ei ole kindel, kas see fundament on veel nii tugev, et sellele võiks ka rakenduskõrgharidust rajada. Aga unistama peab. Edasi tahaks tänada kõiki koostööpartnereid. Neist parimad on täna siia kogunenud ja nagu ma aru olen saanud, nad tahavad ka teile midagi öelda. Tänan kõigi õpetajate vanemaid, pereliikmeid ja sõpru abi ja mõistva suhtumise eest. Tänan ka õpetajaid ja kõiki koolitöötajaid järjekindluse, kannatlikkuse ja nõudlikkuse eest. Soovin kõigile kohalolijatele jõudu ja edu. Teie kõigi soovide täitumist. Ilusat sooja suve ja puhkust. Kasutades juhust, et ma siin juba olen ja me ei osanud teist kohta selleks leida, tahan viia sisse veel ühe traditsiooni. Tänada meie õpilaste lapsevanemaid, kelle lapsed on meil alustanud kooliteed või juba korduvalt siin õppinud. Ja täna tahaks anda üle tänukirja Aleksandr ja Galina Minjakovile, kelle perekonnas väärtutatakse haridust, töökust ja peretraditsioone. Aitäh! On keegi perekond Minjakovidest kohal? Ma annan ka teile lõpetajad. Siin on mõned kohal ma vaatan.
Loen ette Valgamaa Kutseõppekeskuse direktori Laur Speedi käskkirja 22. juunist 2012. Õppijate koolist väljaarvamine seoses kooli lõpetamisega. Seoses õppekava täitmisega täies mahus anda välja lõputunnistus kutsekeskhariduse õppe omandamise kohta põhihariduse baasil järgmistele õppijatele. Autopleksepa eriala. Palume siia rühmajuhendaja Peeter Tiku. Ja õppijad Viljar Aanier. Timo Kaasik. Alo Niiniste. Eger Poom. Kiidame kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse. Janno Schneider. Ardi Teder. Täname rühmajuhendaja Peeter Tikku. Logistika klienditeenindaja eriala. Palume rühmajuhendaja Aili Metsküla. Ja õppijad Inga Palko, kiidame heade õpitulemuste eest. Julia Kuulina, kiidame heade õpitulemuste eest. Tõnu Elandi.
Elin Inn. Victoria Huik. Laura Karavin, kiidame heade õpitulemuste eest. Kajar Karbik. Tenno Kangur. Pille Kirt. Birgit Koosapoeg, kiidame heade õpitulemuste eest. Kerti Kõvast, kiidame heade õppetulemuste eest. Ainar Pikk, kiidame heade õpitulemuste eest, kutsevõistlusel osalemise ja kutseeksami sooritamise eest. Raido Savisaar, kiidame kutseeksami sooritamise eest. Elisabeth Urban, kiidame heade õpitulemuste eest. Täname rühmajuhendaja Alli Metsküla. Tisleri eriala Annika Kellner rühmajuhendajana. Ja õppijad Bengt Blum. Mati Aas, kiidame kutseeksami sooritamise eest.
Meelis Kahr. Andres Kaleviste. Kalmer Klaasmäe. Kiidame kutseeksami sooritamise eest. Siim Liivarand, kiidame heade ja väga heade õpitulemuste eest ning kutseeksami sooritamise eest. Hardi Ojamets. Tanel Ojandu, kiidame kutseeksami sooritamise eest. Kevin Prost. Mark Rahu. Raido Soodla, kiidame kutseeksami sooritamise eest. Kristo Ust. Täname rühmajuhendaja Annika Kellnerit. Rätsepa eriala rühmajuhendaja Ene Eomõis. Ja õppijad Kersti Demidov.
Mariann Freitak heade ja väga heade õpitulemuste eest. Kätlin Männiste. Jekaterina Opalko, kiidame väga heade erialaste teadmiste ja oskuste, kutsevõistlusel osalemise ja hinnaga osalemise eest kooliüritustel. Anna Põld, kiidame heade erialaste teadmiste ja oskuste, kutsevõistlusel osalemise ja innuka osalemise eest kooliüritustel. Arina Smolkina. Natalja Vorobjova. Nataljat tänab praktikafirma Kliima Baltic. Seoses õppekava täitmisega täies mahus anda välja lõputunnistus kutseõppe omandamise kohta keskhariduse baasil järgmistele õppijatele. Rätsepatöö eriala. Rätsepatöö eriala lõpetas väga hea õppeedukusega Anne Perlov. Kiidame teda veel erialaste teadmiste, oskuste ja innuka osalemise eest kooliüritustel. Veronika Ischenko. Jelena Kotsar. Jelena tänab praktikafirma Kliima Baltic. Diana Minjakova. Dianat tänab praktikafirma Kliima Baltic. Nelli Minjakova. Nellit tänab praktikafirma Kliima Baltic. Olga Tšerbinina. Väga head erialaste teadmiste ja oskuste eest. Kiidame veel innuka osalemise eest kooliüritusel. Aita Viikmäe.
2 rätseparühma rühmajuhendajat Ene ja Omoisa. Veokorralduse eriala. Palume Sirje Laanmäe. Veokorralduse erialal lõpetas väga heade õpitulemustega ja sooritas edukalt kutseeksami Kaire Pihelgas. Ilona Ommik sooritas kutseeksami. Andrea Kaur, kiidame heade õpitulemuste ja kutseeksami sooritamise eest. Mereli Keem. Janar Koemets, kiidame heade õpitulemuste eest. Werner Lessing. Artur Minjakov sooritas edukalt kutseeksami. Dagmar Orula, kiidame heade õpitulemuste eest. Jana Puna sooritas edukalt kutseeksami. Kadi Pähm, kiidame heade õpitulemuste ja eduka kutseeksami sooritamise eest. Kaido Soodla sooritas edukalt kutseeksami. Karina Tanina. Iti Toom sooritas edukalt kutseeksami.
Gregor Turgan sooritas edukalt kutseeksami. Annika Vannik, kiidame heade õpitulemuste ja eduka kutseeksami sooritamise eest. Täname rühmajuhendaja Sirje Laanmäe. Seoses õppekava täitmisega täies mahus anda välja lõputunnistus kutseõppe omandamise kohta põhihariduse baasil järgmistele õppijatele. Suurköögikokk Signe Borissov, Marleen Pärnaku, Maicel Salonen. Disreli eriala, rühmajuhendaja Anti Lepik. Edgar Ilves, kiidame kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse. Marko Liivo. Täname rühmajuhendaja Anti Lepikut. Hooldustöötaja eriala, palume rühmajuhendaja Eve Ilisson. Väga heade õpitulemustega ja riikliku kutsevõistluse esimese koha saavutamise eest kiidame Anne Elenderi. Väga heade õpitulemustega lõpetab ka Mari Jusar. Kiidame aktiivse osavõtu eest eriala tutvustavatel üritustel. Väga heade õpitulemustega lõpetab Merike Sapis. Ele Adamson. Elve Algma. Kersti Hanson, kiidame heade ja väga heade õpitulemuste eest.
Kaire Keem. Õie Kirspuu. Julia Kutsar. Anneli Kõiv, täname kutsevõistlusel osalemise eest. Kaja Linder. Heli Loorits, kiidame heade ja väga heade õpitulemuste eest. Tiina-Mai Meeliste. Reelika Paju. Ester Parts. Eli Vares. Täname rühmajuhendaja Eve Ilissoni. Seoses õppekava täitmisega täies mahus anda välja lõputunnistus kutseõppe omandamise kohta põhiharidusnõudeta järgmistele õppijatele. Abikokk Oliver Kurvits, Kaspar Sulumäe. Ehituspuustepa ehk paikmaja eriala. Palume rühmajuhendaja Kaido Käis. Ehituspuustepa eriala lõpetas väga heade õpitulemustega Marko Jaansalu ja sooritas edukalt kutseeksami. Alla Rallik, kiidame heade ja väga heade õpitulemuste kutseeksami sooritamise eest.
Indrek Kurenko sooritas kutseeksami. Tambet Jaska sooritas kutseeksami. Eiko Pulasalu sooritas kutseeksami. Vaur Peetsman sooritas kutseeksami. Eduard Trutšenskas sooritas kutseeksami. Madis Timmi. Elari Uibapuu sooritas kutseeksami. Martin Mumba sooritas kutseeksami. Täname rühmajuhendaja Kaido Käisi. Õnnitlen kõiki lõpetajaid. Aitäh! Saa kella ühtmoodi ja vahel tuleb ikka endendus ka raevu. Muremõtted viska kõik peas, siis alles näed, et olla on hea. Ees sind ootab tuhandeid õnnelaevu ja kui sa kuuled veel, et oled su poole teel maa. Kinni mul haarab käest, sära su silmis näe.
lõpetajatele annab rühma juhendajate nimel õnnitlused edasi Annika Kelmer. Kallid lõpetajad, õnn, et keelati ja kästi, õpetati, tehti pai. Õnn, et kasvatati hästi, nõnda lastest asja sai. Kallid lõpetajad, kas te teate, et te olete Sellemäe 3. lend? Hetkeühine seltskond peidab endas nii ülemeelikud autopleksseppi, kauneid rätseppi, andekaid hooldustöötajaid, kohusetundlikke palkmaehitajaid, nunnusid tislereid ning konkreetseid veokorraldajaid. Teil igal rühmal on oma boss, kelle pilli järgi tuli nii mõnigi hetk korralikult tantsida. Kas teate, milliste nad teie siis neile meelde jäite? Autoplekssepad on rühm, kes erinevad teineteisest nagu siga ja kägu. Enamalt võidutses nende meeste üle laiskus, aga kui vaja, siis ka usinus ja tragidus. Rätsepad. Rätsepa eriala lõpetavad nii noored kui ka vanemad tegijad. Noored need, kes alustasid põhikooli baasil ja õppisid 3 aastat. Ja vanemad keskhariduse baasil 2 aastat. 1 aastaga kasvasid nad kokku, harjusid, sõbrunesid ning üksteise abiga jõudsid neist 14 kõik ka finišisse. Grupis oli ka oma ema Theresa Anne, kellest said kõik alati abi nii nõu kui jõuga ning kui vaja, sai ka ema rinnal nuttu lahistada. Hooldustöötajad, suurepärane seltskond püüdlikke, uudishimulikke ja motiveeritud õpilasi. Õpingute alguses olid kõhklevad ja arglikud ning kahtlesid, kas valitud tee on ikka jõukohane. Nüüdseks enesekindlad ja julged, avatud, edasipüüdlikud. Väga sümpaatne on nende pool üksteise toetamine ja inimlik hoolimine. Sellised õpilased on iga õpetaja unistus. Palkmaja ehitajad, kõik tegijad poisid, sooritasid edukalt 90% kutseeksami. Kõik tublid töömehed, mille läbi suudavad ise veel ka edukalt ja hästi õppida. Juba õpinguaasta käigus on suutnud enamus jätkata tööd omandatud erialal. Peokorraldajad, rühm, kes on kõige noorem ja kõige vanem tänaste lõpetajate seas. Pool rühma alustasid 4 aastat tagasi ja pool rühma sügisel. Täiskasvanud õpilased, kes ei taha täiskasvanuks saada, seda heas mõttes õppida, õppida, õppida. Rühm, kes tegutses pigem igaüks enda eest. Iseteadlikud ja kindlate eesmärkidega inimesed, kes ei kartnud oma mõtteid kõvahäälselt väljendada. Tislerid olid enamjaolt täielikud heas mõttes bussvillemid. Tihti oli neile räägitud jutt kui hane selga vesi. Lohutasid ainult oma bossi sellega, et ära pabista, küll me ära teeme. Ja peab tunnistama, et nii see ka oli. Rasketel ja tõsistel hetkedel hoidsid kokku ja tegid just täpselt seda, mida tegema pidi. Kallid õpetajad, täname teid kõigi õpetajate poolt nende koos veedetud aastate eest. Kindlasti kuulete täna palju lauset tuult tiibadesse. Mina ka soovin teile lõpetuseks päikselist saabuvat jaani. Lõpetajatel annab Valgamaa kutseõppekeskuse õpilaste nimel õnnitlused edasi Mirjam Kivi. Kallid lõpetajad, osad teist alustasid oma õpinguid Valgamaa kutseõppekeskuse Lembitu tänava koolimajast, osa Helmest ja osa teist sügisel selles uues majas. Sooviga saada hea haridus ja õppida meeldivat eriala. Esimesel kooliaastal oli teie jaoks kõik uus. Vanemad õpilased olid teile eeskujuks, nüüd olete teie meile eeskujuks. Olite tublid ja saite hakkama, sest olete ju jõudnud lõpusirgele. Saite just kätte oma lõputunnistused ning ees ootab uus ja võib-olla isegi veel tundmatu maailm. Kuid ka edaspidi tehke õigeid valikuid, nähke vaeva ning pingutage oma eesmärkide nimel.
Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaste nimel soovin teile tuult tiivadesse. Aitäh! Lõpetajaid tervitab maavanem Margus Lippik. Austet lõpetajad, õpetajad, vanemad, hea linnapea ja külalised. Ilmselt siin saalis olijatel on kõigil mõttes see, et mis võib olla nende noorte peas ja mõtetes hetkel, kui nad on kätte saanud oma lõputunnistused. Siia hoonesse sisenedes kohtasin väljas ühte noormeest, kellelt küsisin, et kuidas sa ennast tunned. Ta õhkas täiesti südamest, vaba. Ma usun, et vabadus ongi vist see tänane kõige tähtsam tunne teie jaoks. Sest täna olete jõudnud sellesse kohta, kus te olete võrdsel pulgal kooli juhtidega, oma õpetajatega või nii nagu juhendaja ütles, bossudega. Täna võite neile julgelt öelda sina, kõnetada neid eesnimepidi ja arvestades lähenevad jaanipäeva võite nii mõnelegi öelda, et kuule, lähme teeme õhtule ühe õlle. Aga ainult ühe ja sedagi siis, kui te olete täisealiseks saanud. Et keegi ei süüdistaks mind alkoholi propageerimises. Aga vabadus on ülev tunne, aga seda ei tohi olla ka kunagi liiga palju. Et head õpetajad, pidage meeles, liiga kõrgelt lennates on kukkumine valus ja võib ka kõrgelt lennates pea ära lüüa. Seepärast soovitan teile, et ärge kunagi kaotage kontakti maaga. Ka mina meenutan seda hetke talviselt lõpetamiselt, kui millest ka direktor rääkis. Kui laupäeval siit saalist lahkusid Lillesülemetega lõpetajad ja esmaspäeval ma kohtasin Töötukassa juhti ja ta ütles, et tal on koridorid ummistunud tänast laupäevastest lõpetajatest. Ma loodan, et teil on midagi toekamat taskus, on see siis tööleping või on äkki äriplaan oma ettevõtluse alustamiseks. Kui ei ole, mõelge kindlasti sellele ja kui teil on abi vaja, siis Valgamaal on kindlasti ka neid organisatsioone, kes teid aitavad. Nii nagu öeldud, tuult teile tiibadesse, olge tublid ja ma tõsiselt loodan, et teie tuleviku tegemised seovad teid Valgamaaga. Edu teile! Lõpetajaid tervitab Valga linnapea Kalev Härk. Lugupeetud õpetajad, head õpetajad, austatud maavanem, koolidirektor, lapsevanem, külalised. Et meie ees on nüüd inimesed, kellel on peatarkust täis ja oskused kätes. Ja see kindlasti annab lisaks vabadusele neile ka täieliku iseseisvuse otsustada oma tegemiste üle nüüd ise. Mul on hea meel, et see maja on saanud juba palju värvilisema ja kvaliteetsema sisu, kui see betoon siin ümberringi on. Seda oleme kooli nõukogus, mille liige ma ka olen, oodanud juba mitmeid aastaid ja unistanud sellest, et üks on ehitada maja, teine on saada sisse siia kvaliteetne, õppiv ja arenev õpilaskond. Ja täna olen täiesti kindel, et vähemalt esimene tugev lend on meie ees. Aga mõned soovitused ka lõpetajatele kaasa. Et tarkused ja oskused on üks osa kindlasti inimese pagasist, kuid sinna pagasisse peaks kuuluma veel mõned mõtted, mida võib-olla alati koolis õppida ei ole võimalik, aga on võimalik ikkagi järgida. Esimene on kindlasti see, et palun järgige ja olge kohusetundlikud. Lisaks kellatundmisele peab austama oma töökaaslasi, austama oma kliente, sest sellega tagate te oma äriedu, oma iseenda töökoha püsimise ja saate aru, et see tähendab ka teile head palka. Teine kindlasti on see, et olge uuenduslikud ja ettevõtlikud. Ärge oodake, et keegi ütleb ja näitab näpuga, mis on vaja teha. Vaadake ise oma tööd, mõelge, kuidas saaks seda paremini teha ja tehke neid ettepanekuid julgelt. Sest sellega jällegi tagate te endale tulevikus hea palga ja kindla töökoha. Ja kolmandaks kindlasti õppige edasi. Sest nii nagu vajab remonti maja või teie auto, nii vajavad remonti ka aeg-ajalt teie teadmised. Remontimata teadmistega inimene on nagu sara.
nii et kui te õpite, siis tagate sellega endale hea palga ja kindla töökoha. Soovin teile Valga linna poolt edu teie ettevõtmistes ja elukestvas õppes. Aga üks head algatus või üks hea traditsioon või isegi ma ütleks üks tõsine samm on astutud veel selles majas. Nii nagu märkis ka härra koolidirektor, on esimene koostöö oma partneritega ka õppeprotsessis olnud. Ja meil on hea meel, et Valga linn on saanud veokorralduse õpperühma poolt ühe väga hea uuringu, millega me tõesti saame oma linna ühistranspordi korraldus edasi minna. Ja ma tahaksin tänada neid aktiivseid noori, kes on siis selle uuringu eestvedamises olnud. Ja lisaks tänukirjale tahan ma üle anda ka meie hea ühise koostööpartneri Aklimaa meene. Kutsun siia Kaidi Päh. Merili Keem. Ja Kaire Vihelgas. Koostööpartneri Valga haigla esindaja ja hoolekandeosakonna juhataja Monika Horn. Tahan tervitada teid Valga haigla nimel. Valga haigla ja Valgamaa kutseõppekeskuse vaheline koostööleppe annab võimaluse praktiseerida 3 õppevaldkonna õpilastel: hooldustöötaja, kokk ja kodumajandus. Kallid lõpetajad, meie jaoks on täna väga oluline päev, nii kurb kui ka rõõmus. Täna lahkute omale armsaks saanud koolist, kuid nüüd avanevad teile uued võimalused. Jääge alati enesele kindlaks, julgege avaldada arvamust, seiske enda eest. Soovin edu teile ja kordaminekuid, vahest veidi konarlikul teel. Lugupeetud koolirahvas, tahan tänada teid toreda koostöö eest ja soovin meeldivat koostöö jätku edaspidiseks. Koostööpartnerit omab mööbli esindaja Riho Küüts. Hea meel näha nii suurt hulka inimesi. See ühel päeval tegi otsuse õppida selgelt üks väärt amet. Nüüd on õpingutega lõpule jõudnud. Ma arvasin, et siin on põhiliselt noored. Tuleb välja, et päris nii see ei ole. Mis teeb selle pildi tegelikult veelgi meeldivaks. Aga noortele ma tahtsin öelda, natuke vanema inimesena, et õppimine ei lõpe tegelikult kooli lõputunnistuse saamisega. Õppida tuleb tõepoolest eluaeg. Ja mida rohkem te olete valmis sellesse panustama, seda paremini teie käsi ilmselt elus käib. Kutseõpingud ei ole muidugi lihtsalt koolis käimine. Seda juurde kuulub ka oma teadmiste proovide panek praktilises töös. Ja tänastel õpetajate hulgas on ka 6 noort meest, kes tegid oma praktikat Valga Komabis. Nad tegid seal palju head tööd ja ma tahaksin neid ettevõtte nimel selle eest eriliselt tänada. Või nimelt neid tänada.
Mati Haas. Peeter Ilves. Meelis Kaug. Kalmer Klaasmäe. Mark Rahu. Ja Raido Soodla. Mis puutub siin töötukassa teemadesse, siis nendel 6 mehel ei peaks sellega muret olema. Kui teil on tahtmist tööd saada, astuge läbi. Jätkal peaks siis üldse täna tööd olema, minu meelest on ta lihtsalt vaba päev. Ja nüüd lõpetuseks ma tahaksin tänastele lõpetajatele öelda edasi need sõnad, mida ütles võrumees Richard Mutso kunagi Viisnurga noortele spetsialistidele. Tehke alati natuke rohkem, kui teilt otseselt nõutakse. Seda pannakse tähele, seda hinnatakse ja ükskord jõuab see tasuna teie juurde tagasi. Nii et õnne teile, tänased lõpetajad, ja palju edukaid tööaastaid. Lõpetajate nimel räägib Disneri eriala lõpetaja Siim Liivar. Kumba mikrofoni? Kõigepealt lõpetajate nimel kõigile siin viibijatele aitäh, tulite. Nüüd õpetajad. Ma soovin, et edaspidi õppetöös ei keskendu pelgalt faktide õpetamisele. Tulevastele kursustele õpetage käe tõstmist. Ja mitte niivõrd käe tõstmist, vaid seda, mis peitub käe tõstmise taga. Ehk siis küsimused. Õpetage neid olema arutlevad ja kahtlevad. Lõpetajad. Kindlasti olete kuulnud Lennart Meri ütlust. Olgem eestlased, kuid saagem eurooplased. See soovitus oli 20 aastat tagasi tõsi, kuid tänapäeva kontekstis tahan ma teile öelda, et olgem eurooplased, kuid saagem ka eestlased. Aitäh. Täname õpetajaid.
head soovib, annab teile kaasa rätsepa eriala õpilane Maria Põldsalu. Pidulik aktus on lõppenud. Palun tõusta lõpetajate väljamiseks.